Räägin selles videos teile, kuidas kasu võtta kaartidelt erinevaid vaatluspunkte või õigemini orientiire ja saada teada, kus kohas me kaardil oleme. Selleks ma kasutan jälle sedasama kompassi ja teen seda siis niimoodi, et praegusel hetkel ma ei võta kindlat orientiiri kuskilt enne magnetsuuna pealt, et ma ei vaata siia sisse ega vii seda kindlale objektile praegusel hetkel, vaid praegusel hetkel ma võtan lihtsalt kaardi pealt orientiirid ja siis tähistan ära kaardi peal ühe koha. Kuidas ma siis seda teen? Mul on siin praegu ees Keibu lahe kaart ja siis siit ma kavatsen teha sellise lihtsa peilingu praegu võtta 3 erinevat punkti, toomanina, ristnina ja siis see toodrikivi. Ja võtan praegu sellised esimesed ettejuhtuvad või võtan praegu nii-öelda tõelised peilingud kaardi peal. Ja kui te mäletate, siis tõeline peiling kui on siis see, et mis me võtame kaardi pealt ilma variatsiooni või kompassi parandust siis arvestamata kompassiroosi pealt. Võtamegi selle välise ringi, et me ei tee seda tehet, võtame lihtsalt kohe nii-öelda selle kompassi roosilt või siis siit selle peilingu välja. Ja esimene on siis see, et kui ma võtan siit toomanina ja oleneb, et ma tahan või õigemini parandan, võtame siit selle toodrikivi. Siin on toodrikivi poi, black yellow ehk põhjapoi. Niimoodi, võtan selle põhjapoi, järgmine on siis toomanina ja kolmas on siis ristnina. On need minu 3 punkti, 3 orientiiri. Ja nendelt ma siis võtan praegu suvalised peilingud ja vaatan, kuhu ma siis välja jõuan. On siis see, et kus siis minu asukoht on. Kuhu ma tahan välja jõuda, millised peilingud ma võtma, kui ma tahan näiteks jõuda sellesse kohta. Milliseid peilinguid ma siis pean võtma, et jõuda välja. Ja selleks ma teen siis niimoodi, et ma panen siia selle kompassiserva ja tõmban siia kõigepealt joone. Natuke läks viltu. Nii. Tõmban siia joone. Ja järgmiseks on siis see, et võtan siit selle toomanina ehk siis Nõva sadama, paigutan selle siia peale ja tõmban siia joone. Ja lõpuks ristnina tõmban siia joone. Nüüd, kui ma tahan siia kohta jõuda ja et ma siin peilingutega ja võtan seda peilingutega, siis on see tegelikult väga sarnane kursi arvutamisele või kursi mahamärkimisele. Nüüd ei jää mul mitte midagi muud üle, kui ma võtan siit selle niimoodi ja keeran siis kompassi kapsli jälle keskele. Ehk siis paralleelseks nende meridiaanidega.
et nad oleksid sellega paralleelsed. Nõndaks. Ja nüüd ma siis praegu saan siis tõelise peilingu. Ja loen siis siit välja siis selle näidu, mis siin on. Ja selleks näiduks on meil siis praegu 58 tõeline peiling ehk tõeline DP võrdub meil 58 kraadi. Kirjutan praegu selle peilingu siia selle peale, et meil jääks meelde. Siis võtan järgmise samamoodi. Jälle keeran seda kompassi kapslit. Panen ta paika. Ja vaatan uuesti näitu, mis näitab. Praegusel hetkel see näitab 13 kraadi. Tõeline peiling on 13. DP võrdub 13 kraadi. Ja teen täpselt samamoodi ka viimase peilinguga. Keeran jälle kapslit. Panen siia, keeran kapsli jälle paralleelseks. Ja loen näitu. Ja see on 317. DP võrdub 317 kraadi. Nii. Nüüd meil on tõelised peilingud on siin ka selle kohal on tõelised peilingud nüüd meil kohale pandud. Ja nüüd on see, et merel me tõelisi peilinguid ju ei näe. Siis meil on vaja see teisaldada ei millekski muuks kui magnetpeilinguks või kompassipeilinguks. Arvestame siis seda siin olevat variatsiooni, ehk see on meil siin praegusel hetkel 8 kraadi 45 minutit. Ümardame selle ära ja saame 9 kraadi. Ja peiling siis toimus nagu ikka. 8 miinus 9 võrdub siis kompassi peiling. 58 miinus 9 on meil 49, võrdub 49 kraadi. Ja täpselt samamoodi teeme ka järgmisega. Kui meil ennem oli 12, siin on 12 kraadi tõeline peiling, siis nüüd me lahutame siit 9 miinus 9 kraadi ja me saame teiega 3 ja võrdub kompassi kurss võrdub 3 kraadi. Ja viimane, et siit lahutame siis ka 9 ära ja me saame nii palju kui 308 kraadi. Ja me olemegi peilingust saanud selle peilingu ja selle koha, kui me jõuame siia kohta välja, siis pidi jälgime kompassi, siis kompassi või peilingaatorit, siis peilingaatoriga võtame selle koha siit välja ja me saame teada, kus kohas me oleme. 3 orientiiriga tõmbame ristlõikumise ja oleme jälle saanud teada oma asukoha. Et kas me oleme täpselt sellel koha peal. Jah, aga nii ta siis on ja siis ta siis ongi selline, et on kompassipeiling, magnetpeiling. Kompassipeilinguga on tegelikult veel niimoodi, et
et kompassi peiling koosneb veel ka veel sellest kompassi parandusest tihtipeale või siis ka siis sellest hoovusest ja kõigist muudest. Aga praegu ma näitasin teile ühe lihtsama mooduse, kuidas saada magnetpeiling. Ehk siis ka mõnikord nimetaks seda ka kompassi peilinguks või aga no vahet edu tegelikult ei ole, et siin on lihtsalt see teie peilingu nurk. Aga siis harjutage, esitage meile küsimusi info.merelaegas@gmail.com nende õppetööde kohta. Vaadake ka meie kodulehte merelaegas.ee, ka Facebookis oleme Merelaegas MTÜ nime all ja harjutage meresõitu. Aitäh!